Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Reformierakond saatis Tallinna koalitsioonikaaslastele täna varahommikul kirja, milles pakutakse linnavalitsuse säilitamise võimalust juhul, kui lasteaiakohtade tasu teemat võetakse tõsiselt. Küll ei rahuldu Reformierakond enam kohatasu kaotamisega, vaid nõuab, et linn hakkaks iga lasteaeda toodud lapse eest maksma lapsevanemale 100 eurot kuus. Kui sotsid ja Eesti 200 sellega nõustuvad, siis nõuab Reformierakond lasteaiatasu tõstmist 200 eurole kuus. Kui sotsid nõustuvad ka sellega, siis nõuab Reformierakond lastevanematele 300 eurot kuus iga lasteaeda toodud lapse eest. Tegelikult ei ole kogu pingutusel siiski mingisugust mõtet, sest niikuinii ei ole sotsid suutelised nii palju lapsi armastama kui reformierakondlased, märgitakse Reformierakonna teates ja lisatakse, et ainukene võimalus on siiski koalitsioon Keskerakonnaga, märkis pereväärtustele tuginev abilinnapea. Ja majandusest. Kallid hinnad hakkavad peatselt Eestisse meelitama rikkaid ja ülirikkaid turiste, kellel on hinnad mujal maailmas liiga madalad ja neil ei ole võimalik piisavalt raha kulutada. Eestis ei ole küll ülikõrgete hindadega majutus- ja lõbustusasutusi, kuid selle kompenseerib üldine hinnatase, mis on taskukohane vaid väga väikesele protsendile planeedi maa elanikest. Majandusministeeriumis on tööd alustanud töögrupp, mis keskendub Eesti kui vaid väga vähestele taskukohase turismikoha propageerimisele. Valmis on ka esimesed paketid. Lisaks majutusele tehakse turistile Eestis tegutseva mobiilioperaatori liitumine, käiakse Selveris, Coopis või mõnes teises toidupoes, ostetakse kütust, riideid ja esmatarbekaupu ja kui raha üle jääb, siis käiakse vaatamas mõnda suvelavastust. Nädalaga on jõukas turist jätnud siia suurema osa oma varast. Valitsuse teates märgitakse, et eestlased võivad olla uhked. Eesti ei ole enam odav maa, kus lääne turist sai kunagi rahakotiga laiata. Ja mitmesugust. Siseministeeriumi vastavad allüksused on üle vaadanud riigi kriisi tagavarad ja hinnanud ka elanikkonna toidujulgeoleku alast valmisolekut. Kuigi suurel osal elanikkonnast ei ole kodus arvestatavaid varusid, siis mobiilseid varusid hinnati heaks. Elanikkonna keskmine kehamassi indeks lubab hädaolukorras loota pikemale vastupidamisele. Ülekaaluliste inimeste märkimisväärne osakaal elanikkonnas tähendab, et paljud inimesed kannavad oma kriisivaru kogu aeg kaasas ja uuendavad seda pidevalt ja on seega käitunud vastutustundlikult ja mõelnud tulevikule. Riik kutsub inimesi varusid koguma ja mitte neid spordisaalides ja jooksuradadel ära kulutama. Ja tähelepanu inimesed, kes kavatsevad ka sel aastal seenele minna ja muuseas korjata ka alamõõtulisi ja väikeseid kukeseeni. Siis hakkab alates sellest sügisest seenelisi pisteliselt kontrollima Eesti Mükoloogiaamet ja mükoloogia inspektorid võivad teha trahvi. Igal juhul tuleb alamõõtulised seened tagasi istutada. Mobiiliga tuleb osta ka seene korjamisluba, mis maksab 2 eurot tunnis. Eetris olid uudised.